taipamine, et kuidas oleks veel parem elada. Mul on tunne, et see ongi see, et olla looduses, olla looduse keskel. Et praeguses hetkes me oleme siin mere ääres, kajakad ja varesed lendavad ümberringi ja on looduse hääled põhimõtteliselt keset linna. Ja seesama nagu looduse märkamine, et isegi siis, kui ma nagu ei saa võib-olla nädal aega metsa, aga ma näen mingisugust puud kuskil linnas, võib-olla lihtsalt tänava ääres, et nagu võtta korraks see hetk ja olla ühenduses selle sama puuga. Et ma käisin täiesti puhtjuhuslikult, mu laps tahtis minna Kullo keskuse kõrvale mänguväljakule, mis on nagu, ma ei tea, et ma kunagi nagu ei valiks sinna minna. Ja siis me käisime seal ja ma avastasin, et seal on üks imeline park ja seal oli selline nagu tohutult jäme ja vana hõlmikpuu, siukse hästi nagu krobelise koorega, paksu krobelise koorega. Ja lihtsalt see nagu korraks ühendumine sellise ürgse loodusega nagu ongi see, mis kuidagi tekitab sulle endale ka juured ja ma ei tea, loob mingisuguse selguse. See on nagu see, mul on tunne, et mida me kõik rohkem vajame ja kui see ühendus loodusega on olemas ja see juurte tunne, et siis ongi kõik hästi. Ja kes sa oled? Minu nimi on siis Reet Neemoja ja siis tööalaselt ma kutsun ennast arengupartneriks. Mul on tunne, et see nimetus kuidagi võtab kõige paremini kokku seda, mida ma teen. Ehk siis ma toetan inimesi ja siis ka meeskondi nende arenguteekonnal. Et minu juurde enamasti jõutakse sellel hetkel, kui tahetakse saavutada mingisugust muutust. Et on tunne, et vanamoodi nagu enam edasi ei saa ja veel täpselt ei tea, kuidas see uutmoodi oleks. Ja mina siis aitan sellel hetkel kuidagi leida enda seest seda kohta, et mida ja kuidas. Ja sa tuled Sõltumatu Naise konverentsile ka rääkima ja aitad meil ka siis see muutus ära teha. Jah, see mõte on, et ma olen kõigi nende osalejate jaoks olemas konverentsi lõpus, et aidata sellest päevast siis enda jaoks need kõige olulisemad ivad nagu kaasa võtta ja päriselt ka midagi kohe teistmoodi tegema hakata.